ülesanne on ehitada endale ööbimiseks peavari, kasutades looduses kättesaadavaid materjale. Kasuks tuleb ka eelmises ülesandes võidetud auhind. Peavari peab pakkuma tuule- ja vihmakaitset ning olema paigutatud ja ehitatud nii, et saate öösel sooja enda tehtud lõkkest. Öö tuleb selles peavarjus päriselt veeta, seega mõelge läbi nii turvalisus, soojus kui mugavus. Reeglid. Kasutada tohib looduses kättesaavaid materjali, oksad, lehed, sammal, rohi, puud, kivid ja nii edasi. Oma riideesemeid, magamiskotte, tekke ja muu sellist. Ja kui need on teil kaasas, peavari peab olema füüsiliselt ehitatud ehk mitte ainult telkmantel üle oksa. Lõke peab olema turvaliselt paigutatud, kuid piisavalt lähedal, et saaksite selle soojusest kasu öösel. Piiratud kividega või muu kaitsega, et vältida tule levikut. Soovitatav on teha soojust peegeldav pind, näiteks peegeldav sein või varjualune lõkke vastas. Peavarjus peab olema võimalik pikali heita ja seal öö mööda saata. Teil on aega 2 tundi. Räägi ära, mis sul see idee oli siis? Ma arvan, et vaata, me saame siia selle puuvarju teha või selle lõkkevarju. Siis ta kiirgab peegeldab seda soojust siia. Ja siis selle me saaksime tõsta siia peale ja me saame põhimõtteliselt ehitada siia niimoodi laiali. Ja sa tahad selle otsa tõsta siia? Jep, me saaksime teha selle. Okei. No aga proovime seda ürakat tõsta siis. No see on suht läbi pehkinud sealt. See on savi. Ta vist ei peagi pikem olema. Või tegelikult vist peab. Jah, võiks pikem olla. Siis ta oleks ainult siia lõkkest ja oleks väga palju kasu. Teine võimalus lõkke asukoht siia teha. Me saame selle tuha selle peale panna. Ja siia tassida. Siia lõkke? Jah, siia lõkke. Nii. Ja siit siis ja me saaksime siia sisse päässi, siis sinna taha me saame panna tuulevarju selle, ehitada mingi asja kokku. Et siis läheb siit sisse lihtsalt. Siis on teiselt poolt soe ka. Aga võtame selle, vahetame välja, ma arvan, otsime mingi parema. Kerge pikema siukse. Ma arvan, ma panen kindlad ka kätte, siis käed ei saa külma. Kuule! No. See on päris norm ju. Kuule, ma arvan ka. Kuule, see on timm. Siin on isegi väga pehmendus on meil siin. Vaata, see on juba olemas, siia me saame ka ju. Ja, aga teeme pigem selle suurema ikka ju. Ei, ma mõtlengi, et paneme siia veel ühe ja siis meil on suur. Aga noh, see sae läbi, vaata. See jääb siia ette. Vaatan, kuhu poole tuul läheb. Wow. Siit sinna. Aga siis me tahame, kui me tahame lõkke ehitada, eks ju, kui me ehitame, siis me peame nagu, siis tuul läheb sinna, vaata, siis me peame lõkke siia panema, et nagu meil ei lähe suits näkku. Siis me peame ikka siia poole vist ehitama. Miks me sinna ei saa lõket teha? Sa mõtled siia või? Nagu, et teeme siia selle põhivarju? Ei, ma mõtlen, et siia paneme veel ühe selle samamoodi nagu see, vaata. Ja siis siia peale kuidagi nagu. Selles mõttes. Kuidas sa mõtlesid? Ma mõtlesin, me paneme siia ühe pulga ja siis viskame, proovime kuuseoksi mingid leida siit ja siis viskame lihtsalt siia peale, vaata. Ja siis me saame nagu... Mis ühe pulga, ma ei saa aru. No, et üks tugevam, suurem pulk läheb sinna, täpselt samamoodi nagu see, vaata, aga selle peale. Ja siis me paneme nagu selle peale... Ma mõtlesingi sama lihtsalt siia poole. Ja, aga ma räägin, et kui me nagu lõkke teeme, me tahame, et suit saab vaata kaugele. Me võime siia külje peale ka, aga siis me peame siia peale toetama. Jah. Aga ma tunnen, et see oleks nagu parem, sest on suurem, vaata. Ja nats kõrgemal ka, sest see on nii madal. Aga siin see jääb meil... No, võtame just ära. Okei. Ja. Ma teeks nii. Võtad ära või? Jah. Okei.
Ah! Aga kuule, ma leidsin võib-olla parema. Mitte küll see, aga vaat see siin. Ta on pikem. See ulatub paremini. Saab äkki veel kaugemale. Mõtlen, kas selle võtame ära? Otseselt. Mõtlen, kas sellest saab teha nii. Kui siin on lõke, siis ta pigem jääb ette. Aga keerata lihtsalt lae peale. Lisa lae tala vaata endale kohe. Jaa, super. Pane nagu lapiti teisele poolegi. Ahah. Kui pikalt üldse me saame... Ja, eks me liiga pikalt ei taha teha. Jah, äkki see ala või? Kuigi siin on... Põhma ju. No enam-vähem. Kui suured need koormakatted üldse on? Neid ei vaatangi. Neid on ka vaja ju. Okei. Kas ma toon siia need või? Jah. Jah, sulle siin. Läbi roiskond, aga sellega saame viska pikali korra. Peaga siiapoole. Siiapoole või? Jah, peaga siia. Või oota, või paneme pead sinna. Pigem siia, et kui mina arvaks. Tavai. Ja. Aga oota, siis on vähem ruumi üleval ju. Sul jalad on all, lähevad kokku, vaata on lihtsam. Ülevalt me oleme laiad. Ei, aga kui me võtame ju selle rondi siit ära, me saame siia, päris siia tahapoole ka veel minna. Okei. Tavai. Teeme nii. Siis mahub küll. Siis ma jätangi siia vaata, et siis siit saab ka kinni ehitada. Oi. Kickflip. Riks, küsimus on selles, et mina mahun ära, kas sina mahud ära? Jah. Kas mina mahun ära? Kohe saame teada. Ja siia ka siis midagi? No siia tuleks jah ka sein, vaata. Ahah, niimoodi üle. Jah. Eks siis lähebki ülevalt ja niimoodi alla. Ja ma mahun see ideaalselt. No aga kui sa oled kuradi siinpool, aga ma ei tea. Et kui ütleme selle kännuni enam-vähem oleks, see oleks orientiir. Orientiir või? No see on orientiir, ütleme jah, et siiani oleks see onn. Jah, no selle pealt vaata tuleb ju. No jah. Sa saab, kehalise, sa saad kehaga niimoodi olla ja ma saan ka pöörata siia. Sa oled peaga vaata siin. Me mahume ära küll. Nii.
enne saaks lahti lõigata, vaata. ja ma mõtlen, et kui me leiame head kuuseoksad, vaata, Mhm. ma võiks need maha panna, sest see on nii niiske maapind. Aga paneme ühe maha, ühe peale või? jah, aga äkki teeme nendega pärast. Mhm. Kui me vaatame, kas me üldse leiame nagu, et see peale Okei. midagi ilusti panna. Mis ma teha saan? no nüüd ongi, me peame lihtsalt leidma mingid head Ma ei tea, kas ma kuuseoksad. kui me leiame siit. kuuseoksad. ja siin ei tundu väga sellised paksud. oi, sorry. Tegi niimoodi äkki. no võiks suht tihedalt neid panna nagu. jah. okei, proovime leida midagi nüüd. mis siia peale või? seal on mingid. ma vaatan sinna. Otsime äkki neid toetustalasid enne või? mis toetus? Et mille peal need kuuseoksad on nagu. ja ma mõtlesingi, vaata need 2 puud siin meil lähevad. võtsin selle ja siis me saame siia nagu. jah. Eks need katki ei lähe. ja. kuule, ma proovin äkki ehitada selle suure puutuse. otsi sina neid siukseid, vaata, neid kuuseoksi, mis me saame peale laduda, vaata pärast. et hoiaks vihma. ja siis ma samal ajal otsin neid, et me saaksime laduda need ära, vaata. oi. onju. siis saame põhimõtteliselt niimoodi olla. kui me niimoodi ehitame, isegi vahutame niimoodi ära ennast, me paneme pead siia, jalad sinna. ei, ma mõtlengi, et minu pea on siin, sinu pea on siin, meil on käteruumi ka, et saad magada. väga timm. mis see puu teeb huvitav? see puu lihtsalt on siin, ta on juba seal. see läheb katki küll. Abadi. nii. võta endale, sul on need kerged need siin. ma arvan, need võiksid panna servi pidi, vaata. sest need on vaata kergemad, paneme raskemad alla, ehitame vundamendi ära enne. ma mait, eks ole. ma arvan, siia äärde ka kõvem palk. tal on see ka siin. teen vahe, palju meil aega on? meil on läinud aega 13 minutit. Okay. Markus. jaa. minu nuga ei võta mitte midagi läbi. ega, kas see kuuseoksi murda ei saa või?
no ma tahan neid suuri vaata, mida on hea laotada sinna, aga need on paksud. Ja sealpool, seal olid nii närused. Mingi 2 sokast oli küljes. ma panen mingi doki sellele alla, siis ta öösel ei vaju läbi, vaata see suur. Igaks juhuks mingi dok teha. Super. Nii pikk ta peab olema, siia umbes. Kuule. Nii? See kui suur palk siin on küll, ütlen ausalt, nagu... Lamp või? Raiskame natuke, jah. Kus sa paneksid selle? Paneks pigem mingi natuke peenem asja. Hea mõte. Kuhu ma võiksin ta panna pigem? Selle... Näiteks siia ette piirdeks alla, maha kohe. Või siis tõmbame lihtsalt nahkuida üldse. Nahku pole vaja panna. Kasutame ära ta, aga ma vaja siia veel väiksemaks. Ei ole, oota, mis sa teha tahtsid? Pulgan alla. Nagu... Ma kindlalt saan. Paneme vist siia poole. Tugi tala? Jah. Okay. Aga niimoodi, et ta püsib ka kuidagi. Noh, nii on vast on hea küll. Ei ole, tõuseb, vaata, paneme siia niimoodi. Läks kaldega ja surume alla. Nii. Normaalne. Point selles meil tegelikult pigem just vaja seda poolt natuke tõsta kõrgemale. Ongi jah? Sest et kui me jätame niimoodi ta siia, me paneme katuse peale, vaata vesi saab maha voolata sealt. Avai. Good point. Ja see on liiga raske. Ja see palk võtta ära. Paneme siia mingi vähe peenema juraka lihtsalt või lisatalaks ja ongi kõik korras. Aga kuule. Kindlustuseks saab selle. No seda ma pakkus jah, esimene välja. Siia. Niimoodi, no, et kui see kukub, siis me ei varise alla siin. Vot nii. No kui see kukub pole hullu, aga kui see suur jurakas ikkagi pähe libiseb, siis on pahasti. Ei libise. Aga me võime vaadata, äkki me saame ta midagi moodi ei libise kuskile. Nii, näed, meil on nööri ka siin. No jah, kas küsimus ongi, kas seda nüüd võib kasutada? Ei noh. No samas noh, metsa all ta oli, eks ole. Silvo! See nöör, mis me läbi põletasime, seda võib kasutada või? Jah, ütles või? No jah. Siis kasutame ära, sest ma ei taha enda paelu küll kasutada. Võib-olla öösel midagi, aga... me saame kasutada püünise jaoks selle mu paelu. Vaata veel, mis selle püünisega üldse teeb. Mina tean, et... Sa paned selle sealt kinni kindel või? Jah. Okei, ma jätan teise, jätan alles, see on siis, kui peale on vaja midagi. Nii, aga nüüd on vaja seda, et me peame hakkama seda kuradi katust tegema nüüd ilusti. Oh, näkku raisk. Ma mõtlen, et... Kas me hakkame nüüd kuidagi väiksemaid neid panema siia ja siis... Peaks teed vaatama, kas meil tuleb prügikotist välja sellest katusele. Et tuleb, kas me paneme niimoodi, et paneme need tavalised oksad, eks ju. Tulevad tavalised oksad, need umbes tavalised, vaata. Nii. Tulevad niimoodi peale, on ju. Ja siis me paneme mingit räna ka sinna veel peale, mingi väikseid oksi veel. Kuhu peale?
ma ei ütle ausalt, ma ei saa praegu aru, mida sa küsid. Nad tulevad need, eks ju. Siis tulevad veel ühed väiksed oksad peale või? Ei, ma arvan küll mitte. Ja siis paneme ainult selle. Me Ja paneme siis siia kuuse... kile peale ja siis me üritame kile siia kinnitada kuidagi ja põhimõtteliselt on ainu valmis. Me kuused ka paneme. Kuuse, no siis jõuab vaadata juba, täiustada. Selle lõikame lahti. Jah. Ole hea, ulata mul ühte kotti ainult. Võta. Arvestame, et... Kas ühe kotiga katab ära? No selles mõttes peaaegu, siit jalad jääks muidugi välja. Me saame siia teoorias panna ka veel kuuseokkad lihtsalt. Ja kui hakkabki väga sadama, siis me saame jalakasse krõnksu tõmmata. Ja siis kui see kott lihtsalt lahti lõigata, siis peaks välja tulema küll. Kuradi. Prõdi tahad uduseks kohe. Siin saab... Ma tean ühte nippi, mida me saame nüüd tegelikult kasutada kohe ära. Mida? Kohe näed. No sa lõikad iga suure. Mis? Lõikadki suurema. Aga mis? Sa jätad väikse selle, et midagi siduda või? Jep. See on nice. Saad abi või? Ei ole vaja. Saad äkki seda nuga? See on hästi ei taha toda nuga. Mul on väga hea nuga. Ma just teritasin ära hommikul. Vene-aegse kuradi teritajaga veel. SSSR oli peal, kurat. Kvaliteedimärk oli sotsialismi kvaliteetne. Kurat. Okei. Iga. Okei. Ei ole okei. Asen on. Me peaks ju põhja alla panema, aga... Mida? Me peaks ju põhja alla neid panema suht paksult, aga... Paneme peale ikka. Ma arvan, et paneme peale ju. Ja samas põhja alla ka, jah. Muidu me oleme täitsa vastu maad selle kilega ikka ju. Ja. Aga noh, praegu äkki kogu lihtsalt neid veel juurde vaata, nii palju kui saad. Oi, see on nii raske. Ja siis vaatame edasi, kuidas me neid jagame. Jaa. Siis mul varsti see on valmis, siis ma saan hakata ka neid teisi koguma. Siis saab mulle appi tulla. See on lausa luksus, noh. Kilekotid ja värgid.
siia saame lihtsalt kuuse peale panna selle. Et siis, kui see vesi tuleb, siis ta nagu voolab ära, vaata. Ja. Kuuseoksad või siia alla äärde. Joo. See on nii. Aga kui sa ütlesid, mida sa saad ära, sa saad käike kuuseoksi siis koguda. Davai. Ma arvan, ta tõi sealt. Võtan noa kaasa. Ma vaatangi, et ma vaatan äkki seal pool on parem. Oi. Too on nagu kuusketuppa. Vaata, see on hea saak sul. Nii raske. Mul on nii palav. Ma pean ka oma jope maha viskama. Kuule, ma ei tea. Äkki saad mulle appi tulla nüüd või? Ma ka ju. Mingi paar oksa tahaks veel, jah. Okei. Aga peaaegu on tehtud kohe vastu. Me mahume siia alla vist ikka, jah. Ma ei tea. No siia mahume. Siia mahume just. Ja, aga me läheme nagu siia poole. Oi. Ettevaatlikult. Issand. Nii. Oleme kindlad. Kurat! Lõhna on nagu kuuseauk. Läks täiesti katki. Väga jõulune. Kuuseke. Oo jõulupuu, kui armsad on su oksad. Su üle jumal valvaku, oh kuusepuu. Metsamees! Ta hakkas kade, vaata kui palju kuuske. No muidugi. Ta see võttis väiksed armsad oksad mu raks terve puu maa. Sulle jumal valvaku, siin sajaks sisse, siin on vaja midagi paremini ära kasutada. Siis jah, selle lõkke ülesandel me saime siis jah, auhinnana 3 prügiotti, siis üritame enamuse katusest nüüd nendega ära katta, et seda vihmakindlust tagada. Ja prügikotid me nüüd lõikame siit lahti, ehk siis, et ta kataks suurema pinna ära. Ja lõikamise ma teen siukse triki, et see ülemine äär, mis sinna nii-öelda kinni keevitatud, selle ma lõikan täiesti maha. Ja siis seda väikest riba saab kasutada nii-öelda nöörina, kui vaja midagi kinni siduda. Et põhimõtteliselt vaatame, mis saama hakkab. Hai! Ei noh, käisin kuuske toomas ja prelli väikseid kuuseoksa olid seal vedamas ja ma tegin raks! Ja kuusk oli minu käes. Ja nüüd mees läks tal appi. Aga tegelikult on nii, et neil on ka natukene plussid. Nemad magavad kaisus, vaata. On soem, vaata. Ma ei tea, et Kris, sa tahad ka kaisu või? No, it's okay to be homosexual. Homosexual.
mina olen tegelikult täiesti nädalast väsinud. Seega, kui mu sõnad paarituvad suus. No tähendab, mina enne siia tulekut tõmbasin tegelikult all nighteri, nii et noh, ma ei tea, mida see meist siin üldse viris, et peal sai 7 tundi und. Et noh. Ainuks 7 tundi ka, mis see nädal saadud. Noh, ja tagatipuks mina olen veel vanem ka, ma olen juba peaaegu penskar, nii et. Kibestunud. Ega see ole jah, tead kuradi valitsus, tead, kurat, kõik on sitasti Eesti riigis. Tegelikult Eesti riigis on kõik väga hästi, ma arvan. Vaadake, mis mujal maailmas toimub, Prantsusmaal on ju, Portugalis. Minu arust Eesti riik on tegelikult üks väga hea koht, kus elada. Nii et ärge virisege midagi. Ja kui virisete, siis tehke ise ja tehke paremini, eks ole. Võt. Siit. Ja. Joo. Siin tuleb päris soe õhtu. Saime valmis. Aga tere, mina olen maakler Richard. Annan nüüd käppa ka. Nii. Ja siin on 10 000 eest kinnisvara. Et 2 magamistuba. Kui siin on midagi näha. Avatud detailplaneeringuga. Ja siin on köök. Just renoveeritud 5 minutit tagasi ja tool on ka. Katus vahepeal võib läbi lasta, aga see on ka kindlustuses sees, et teetakse ära. Nii et ei, no tegelikult see on siuke ökotussisüsteem, et see on two-in-one, vaata. Aadress Anne Linn 643. Või siin on männid, aga ühesõnaga jah, selline lugu on, et mulle meeldivad pelmeenid. Pea täitsa märg. Võtab külma asja. Ma arvan, et päris hea nagu reaalselt. Ma mõtlen, kui lihtsalt hinnata selle järgi, et nagu funktsionaalsus, et kui soe on, kuidas ta tuult kinni hoiab. Me oleme vahepanud samblaga kinni, meil on mingi mitu kilosid kuuseoksi nagu. Minu arust see on päris hea nagu. Ja tal ei ole nagu, ta ei ole liiga suur ka sees, sest nagu see suurused, seda ei ole mõtet, sa tahad, et ta on nii palju kehasoojust, kui hoiab kinni, mina mõtlen nagu. Ja selle jaoks ma arvan, et see on päris hea. Ma tahaks ka näha, jah. Mulle meeldib see langevad need oksad, annab sellist efekti vaata juurde. No see ka, et eks ju soojas. Ümber on nii hell. Nagu näha, me juba tegema jälgime. Mis me seisavad teistme ära? See puimaseks. Mul ei ole ravikindlustust vaata, et noh. Või riskid, aga.
et see ka, Timber! Lükka ümber, sest see on nii hell. no nagu näha, me juba tegeleme järgmise ülesande kallal, et siin loomalõksu vaata. Kris, me seisa all testime ära. Löö puimaseks või ei löö? Kuule, mul ei ole ravikindlustust vaata, et noh, nagu ei riskiks väga. Kui valgust on näha, see tähendab seda, et see ei ole tuulekindel. Üks midagi tuleb praegu siin. Küll jah, need või? Tuul tuleb põhjusest sealt. Meil on see lahti. Ma hakkasin siin lõpus tegema seda, siis ma olin nagu, ma ei viitsi. Ei, see on ökoventilatsioon. Jah, euronõuded. Ei ole, meil on niimoodi, see tuul tuleb, siis läheb minema sealt. Jah, see on nagu, osa läheb üleval. Aga need tegid küll targad, et panite täpselt niimoodi, vaata. See on päris hea. See oli kohe siit. Ma juba vaatasin, käisin piilumas. Tegin isegi väikse videona. Ees on päris palju ruumi. Nii, vastasmeeskonna kebaabi võileib. Täielik garaaž. Kuidas õhuga on lood seal? On jah? Ühesõnaga peavarju mängu võitis siis meil meeskond Viljandi maakond. Ja Tartu Kekk kahjuks jäi alla praegu oma ehitusega. Yes! Ma sooviks siiski apellatsiooni sisse anda, et noh, ülesande kirjas selgelt oli, peab olema lõkk, käse ja kööginurk. No ei olnud seda, noh. Me keskendusime ellujäämisele siiski. See on kõige tähtsam metsas. No jaa, aga ellu jääme siiski sümbioos, eks ole. No, siis saadin ju konutada kuskil laavu all ja siis kõrtu on tühi, eks ole. No see ei ole... Kohtunikud rääkisid. Vaidlusi enam ei saa teha. Apellatsiooni ei rahuldu. No siis ma juba soovitaks isegi võib-olla poolpaljalt magata tegema. Kotid sõlma, jah. Ma ei tea, meil kaitseväes õpetati, et võta alati riided ära. Et kui lähed magamiskotti. Too on hea klassika. Kogu selle sita muidu sinna kaasa tassid, riided on niigi pasased ja niiskõne on ennast paas magamiskotti ka. Too on hea suur jamana. Nunnuni. Nii, tahate veidi puhata või vett juua ja siis teeme järgmise asja otsa või? Vee filtreerimine, see on veel hullem kui see. Muideks, te saate auhinna ka selle eest, muidugi. Ja see tuleb järgmises mängus väga palju kasu. Annan pakun, nad saavad liiva. Kui on vist tehtud. Me paneme veel liiva. Sa said head puhtut. Lahjendatud väga. Et noh. Põhimõtteliselt niimoodi filmida.